No tere taas, sõbrad! Täna jälle kalale tulnud ja teadupoolest eelmine kord läks mul prillid, läksid katki, Polaroid prillid, aga nüüd mul on igavesti uhked Leechi prillid. Mul pole nii kalleid Polaroide veel olnud. Mudfishingu e-poest ostsin. Nii et aga täitsa viisakad näevad välja. Siin on selline osa, kus põhimõtteliselt oksad ei saa tulla sul nii-öelda ääres siis sisse, sest teadupoolest ju Markol juhtus kunagi õnnetus, kus ta sai oksaga silma. Et siin see hästi katab kohe ära. Nii et ma panen lingi ka descriptionisse, et kui sa tahad ka omale midagi Mudfishingu e-poest vaadata, siis mine ja vaata järgi. Ühesõnaga, vot sellised lood, uued prillid ja muidugi ka uued kahlamispüksid. Rootost tellisin. Vaatame, kui hästi vastu peavad. Kõik odavamad kahlakad, mis mul olnud on, 119 eurot. Mingi Patriot Hydro X Waders. Aga okei, hakkame varsti püüdma. Ja täna siis olen tulnud püüdma Egertiga. Egertiga kohtusime ühel jõel kunagi ammu, rääkisime juttu ja siis teist korda kohtusime veel täiesti suvalises kohas, ütleme niimoodi. Ja täna tulime siis koos kalale. Et Egertil on juba ilus mõõdukala ka olemas ühelt teiselt jõelt, nii et sellel mehel on päev juba korras. Aga igatahes jah, nüüd hakkame püüdma ja siis minu jaoks täitsa uus avastamata jõgi, nii et on kindlasti saab vägev olema. Kui esimese viskega kala ei tule, siis ma olen juba pettunud. Kuule, esimese viskega kala ei tulnud, lähme ära. Ossu! Mida asja? Mida asja? Ma ei tea, kas mul läks kaamera käima või? Vajutasin. Käib küll. Ongi forell, kuule, mine või. Nägid? Seal, siit samast tuli, jah? Aga seal taga on teine kala. Aga seal võttis jumala suur kala. Oi, kui kena forell. No nii. Kurja küll. Täiega kenad värvid. No, vaata kahva ei ole, siis on väga ilusad värvid. Jõhker. Sellel on ikka jõudu täiega. Nii. Oi, kui ilus kala. Aga ei ole vist mõõdus. Ma arvan, et ei ole mõõdus. Sul on Siin on 36. Okei. Suht täpselt natukene väiksem, jah. Nii, esimene kala ka käes, aga üks kala käis võtmas. Ops. Väga äge, kuule. Kuidas? Ma vaatasin sinu poole üldse ju. Hästi. Ma vaatasin sinu poole ja järsku oli kala otsas. See oli küll päris äge. Siit samast ma vaatasin sinuga, rääkisin sinuga järsku, mis asi, nagu midagi otsas või. Ahah. Oho. Opa, nüüd on suur kala. Oi kurja, nüüd on suur kala vist. Aga ta on mul halvasti. Sain. Nüüd on ilus suur kala. Või noh? Mõõdukas, jah? Mis toimub? Väga kena kala. Oi, kui ilus. Vot see oli see sama kala. Jah. Kuule, see on mingi 40 äkki või?
oi kui ilus. Täitsa lõpp, kuule, ma ei ole nii kenasid kala... Ei ole ikka neist. Petab ära täiega. Mul on, 36. Jaa, mul on selle 36 täpselt mõõdus. Täitsa lõpp, ma ei ole elu sees näinud selliseid täppe. Väga äge. Siuke täpselt mõõdus kala. Nii, ja läks. Uskumatu, kuule. Jumalast äge püük juba. Väga vinge. Nii, Egertil on üks äge tätoveering. Et tal on siin kunagi arm olnud. Nii, räägid ise edasi. Ja siin on, tegin jah forelli endale. Sõrme otsast, sama otsa on täpselt 36. Nii et näed, ka niimoodi saab siis kala mõõta. Et jah, siin ma näen, et on arm ja siis tuleb nagu saba ja siis pea, et jumalast äge. Nii et lihtne viis kala mõõta kohe kiiresti. No täpselt. Egertil on siuke väga äge viskestiil. Nipsukas. Nipsukas, jah. Nipsukaks nimetatakse seda, et väga vingelt ja väga täpselt visked paneb kutt, nii et võtke Egertit koolitus. Ta koolitab nipsu viset. Ei, väga vinge, väga vinge. Mina niimoodi ei oskaks. No täpselt, sinna kuhu vaja. No kurat, kuradi magamistuppa kalale. Wow, libe. Aga see on ka mõõdukas. Väga hästi, täiesti ebareaalne. Lähti nii nagu ma ütlen. Jaa. Aga siin on ilus sügav ka, jah. Nii. Kõik tunduvad esialgu. Rahu. Hullult võitlejad. Kõik tunduvad esialgu suuremad. Aga tegelikult täpselt mõõdus ütleks jälle. Selline kala. Läheb tagasi. Jah. Tea, kas siit õnnestub mul hea vise või? No ideaalne. No kui seal mingi kala on, siis ta oleks tulnud ka juba. No kurja. Opa. No tule sellise viske peale, palun. Quite challenging. Nii, ops. No kuule, kui selle viskega, ops. Oli ka, ai, jube hea viske, täitsa lõpne. Ma kogu aeg tunnen, et ma olen liiga overexcited. Videotes ka tead, aga väga hea vise, ilus. No nüüd tuleb, peab tulema, peab ära võtma. Täitsa lõpp, 2 korda käis, pani paugu. Ei saanud jah vist. Ops. Oli jah kala sul. Ei tea, kas sai konksu või? Jah, siis oli kindlasti konksu. Kuule, aga siis oli minul ka siin kala, sest see ennem see laks, mis oli. Ei, see on jumala korralik sügavus. Nii. Noh. Mis see on? Ei ole. Nii tume kuidagi tundus. Mul tundus alguses mingi paalja moodi. Ikka ilus jõekas, jah? Või noh, aga vaata, hästi peenikene. Siuke 30-ne või?
no nüüd tuli hea vise. No nii. Hoppa. Kuule. Oi. Ai, läks ära. Läks ära. See oli korralik ju. Jaa, see oli korralik. No see enam ei võta. Äkki võtab järgmine. Ma ei saanud arugi, et mul otsas on. Väga äge. See tegi juba korralikku möllu. Nii, aga jah, siuke täpselt samasugune, nagu sa ennem võtsid. Aga mega nagu peenikesed on. Hästi. Ops. Päris hea vise tuli lõpuks. Nüüd on midagi korralikumat otsas. Nüüd on midagi korralikumat. Oba, kuule. Kuule, lõpeta ära, Egert. See on ju täitsa viisakas, jah? Aga noh, vist... Ei, see läheb tagasi. Ja tahaks teada, kas ta on mõõdukas ka, aga pigem vist ei ole. Natukene jääb puudu. Võid siia poole ka panna. Nii. Siin on see. No siis ta on suht täpselt. Kuule, head söö. Näita seda okei, läks. Ma lootsin, et näitad veel seda iludust kaamerasse televaatajatele. Kuule, äkki tuleb veel. Ikka pöörlev toimib ka hästi, aga samas Wobbler ei ole ka täna ju halvasti läinud. Jaa. On ikka ilus see Eestimaa loodus, ma ütlen, tead. Oi, suur kivi. No näed. Ma saan aru, et sa käid sellistel jõgedel, et sa peadki panema sellised viski, et tuligi sul ära õppida see asi. Nagu reaalselt, noh. Mul isegi siin selle... No, idekas. See on järgmine asi, mida ma tahan ära õppida. See hakka kodus harjutama ja pole probleemi. Paned seina peal märklaua niimoodi, hakka viskama. No nii, kell ongi märkamatult saanud siis 9:10 juba. Ja mis ma oskan öelda? Suured tänud, Egert, sulle, et tõid mind uut jõge siis avastama. Et mega äge oli. Kohe päeva alguses siis sain mõõdukala ka. Väga ägedalt nagu rabas. Ja no täpselt mõõdus oli, et läks kiiresti tagasi ujuma. Egertil toimus siis päeva lõpus. Sai tema, aga noh, siukseid 30 sendiseid. Mul päeva lõpus läks siin mõned kalad otsast ära ka, nii et ei jäänud otsa, aga tõesti väga äge püük oli, nii et jaa, võib nagu rahule jääda. Oma tangid unustasin kuskile jõe äärde, nii et nendest ma nüüd olen ilma. Õnneks mul mingid vanad tangid veel on kuskil ka, Aga jaa, nüüd tuleb hakata koju sõitma ja selline see tänane päev sai, et kahlamispüksid esimene kord pidasid hästi vastu, nii et ei ole midagi halba öelda. Toimisid. Jalad on kuivad üle pika aja, nii et super. Vaatame siis, kui kaua need odavad kahlamispüksid mul vastu peavad, et teadupoolest ma käin ikka väga palju trööpan neid ja igasugus võsas ja et eks ole näha. Prillid olid ka väga head. Ma arvan, et läks täna tegelikult päris ägedalt ja uut jõge on alati huvitav avastada ja näeme järgmises videos. Tšau, paka!